Iraan on just kriitilisse kokkuvarisemise faasi sisenenud, kuid mitte tingimata sõjategevuse tõttu, vaid veevarustuse kokkuvarisemise tõttu. Selle kolmapäeva 2026 aasta 8 aprilli alguses, keset 2 nädala habrast vaherahu. Sõjas, milles osalevad Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja Iraani režiim, ei tule kõige tõsisem märk ainult pommitamistest, vaid veest. Linnapiirkondades puudub veevarustus. Reservaarid tühjenevad jätkuvalt ning tsiviilelu toetav infrastruktuur on muutunud konflikti strateegilise mängulaua osaks. Draama ei ole nüüd enam ainult sõjaline. See on vaikne kokkuvarisemine, mis mõjutab terve riigi igapäevaelu. Mis siis täpselt toimub? Iraan seisab silmitsi viimaste aastakümnete suurima veekriisiga. Seda ei tunnista mitte ainult režiimi opositsioon. Iraani ametlikud struktuurid on juba tunnistanud, et Teheranis, kus elab üle 10 miljoni inimese, ähvardab vee normeerimise oht. Reuters näitas, et 19 riigi suurt tammi oli praktiliselt kuivanud, samal ajal kui Mashhad, Iraani suuruselt teine linn, langes alla 3% veevarudest. Teheranis on 5 peamist veehoidlat kaotanud peaaegu poole oma mahust ja president Masoud Pezeshkian ütles isegi, et ilma vihmata võib pealinn vajada evakueerimist. Kus on surve kõige tugevam? Teheranis, Mashhadis ja Isfahanis, kuid probleem ulatub palju kaugemale nendest linnadest. Sisesi poolt analüüsitud satelliidipildid näitasid Iraani pealinna peamiste veehoidlate kiirenevat tühjenemist. Paljudes linnaosades on valitsus juba öösel veesurvet vähendanud ning elanikud on hakanud ostma mahuteid, pumpasid ja veepaake, et katkestused üle elada. See, mis varem oli keskkonnakriis, on muutunud sotsiaalseks kriisiks, mis on nähtav kodudes, kaubanduses ja miljonite igapäevaelus. Kuidas Iraan sellesse seisu jõudis? Pikaajalise põua, äärmusliku kuumuse ja kuhjunud vigade koosmõjul. World Weather Attribution märkis, et 2025 aasta oli 5. järjestikune põua aasta, mida kliimamuutused veelgi süvendasid. Kuid katastroofi keskmes on poliitilised ja struktuurilised probleemid. Põllumajandus tarbib üle 90% riigi veest, samal ajal kui aastakümneid halvasti planeeritud tammid, kaevude puurimine ja põhjavee liigne ammutamine on süsteemi nõrgestanud. Mõnes Teherani piirkonnas vajub pinnas juba üle 25 sentimeetri aastas. See on jõhker pilt põhjaveekihtide ammendumisest. Miks sõda kõik hullemaks tegi? Sest see mõjutas energiat, pumbamist, magestamist ja tsiviilinfrastruktuuri. Märtsis näitas Reuters, et Teheran ähvardas kätte maksta Pärsia lahe riikide energia- ja veesüsteemidele, kui Ameerika Ühendriigid ründaksid Teherani elektrivõrku. Sama agentuuri poolt küsitletud eksperdid meenutasid, et tsiviilellujäämiseks oluliste rajatiste ründamine võib olla sõjakuritegu. Samuti toimus Iraani rünnak elektri- ja magestusjaama vastu Kuveidis. Ja sel nädalal teatas Reuters, et magestusjaamad on saanud piirkondliku pingete kasvu otseseks sihtmärgiks. Teisisõnu, vett hakatakse käsitlema relvana, kes selle eest maksab? Tavalised inimesed. Perekonnad jäävad ilma ettehoiatuseta veeta, kui kraan kuivab. Emad peavad hakkama saama pudeliveega, väikeettevõtted kaotavad võimaluse tegutseda ja hüljatuse tunne kasvab. Teheranis ja Mashhadi elanikud, kellega Reuters rääkis, teatasid tundidest ilma veevarustuseta ja süüdistasid otseselt halba juhtimist. See on keskne punkt. Režiim püüab kogu süü sõja kaela ajada. Kuid andmed näitavad, et kriis oli juba olemas enne. 2026 aasta kõige karmimat sõjalist faasi, sõda kiirendas kokkuvarisemist. See ei põhjustanud seda katastroofi üksi. Kui see kriis muutus tõeliseks poliitiliseks ohuks, oli ta juba aastaid märke andnud. Reuters meenutab, et veepuudus põhjustas 2021 aastal vägivaldseid proteste ja õhutas rahutusi ka 2018. aastal, eriti põllumeeste seas, kes süüdistasid vee kõrvalejuhtimises ja halba juhtimist. Nüüd on olukord muutunud veelgi plahvatusohtlikumaks, sest janu, elektripuudus, majandussurve ja teenuste puudulikkus on kõik ühes pingekoldes kokku saanud. See, mida varem käsitleti tehnilise probleemina, on nüüd muutunud otseseks ohuks režiimi sisemisele stabiilsusele.
Lõppkokkuvõttes on otsustav küsimus lihtne. Miks tundub Iraan praegu nii haavatav? Sest režiim lasi põual muutuda süsteemseks probleemiks, halval juhtimisel muutuda rutiiniks ning nüüd seisab silmitsi sõjaga juba lagunenud struktuuri peal. See pole ainult tühi tamm või kahjustatud torustik. See on terve süsteemi kulumine.